algus oli väga huvitav ja ilus. Ma olin veel noor kristlane 90-ndate alguses. Ja meie Jõhvi koguduses pühapäeva kooli jaoks otsisime platsi, kus läbi viia suvelaagri. Erinevaid variante kaalusime, käisin Peipsi ääres ühe metsavahi juures, pidin juba sinna nädala pärast minema tualette kaevama ja kuuri peale ehitama või välitualeti peale ehitama, siis selliseid plastikust tualette veel ei olnud nagu tänada. Aga minu abikaasa ütles, et kuulge, mida te otsite, et meie Eesti põlevkivi laager on juba 91 ja 92 tühjana seisnud. Et minge rääkige, et äkki saame sinna meie asutuse laagrisse minna. See oli pioneerilaager, mis kandis Vene kosmonaudi Valeri Põkovski nime. No ja me rääkisime siis peadirektoriga, härra Väino Viilupiga jutud ära ja ta lubas meid lahkelt siia sisse 93. aasta suvel, kus me siis tulime tasuta rendile, nad meie käest renti võtnud. Territoorium oli kõik räämas, me hakkasime siin niitma, käsi vikatitega ja niidukid polnud ja peopesad olid verised, kui lõpetasime selle platsi korrastamise, aga pidasime laagrid ära. Meil oli siis 93. aasta suvel 80 last laagrit ja meil oli väga hea aeg. Meile meeldis siin. Ja kui 94. aastal me jällegi hakkasime otsima, siis me pöördusime jälle Eesti põlevkivi poole ja nad täpselt samuti lubasid meid tasuta rendile, aga siis juba toimus meil siin mitmeid üritusi ja mitte ainult Jõhvi kogudusi omasid. Me pidasime siin siis venelaste laagrid, 2 tükki, kummaski vahetuses oli 120 last ja kokku siis 240 ja pärast seda tuli Eesti laste laager, mida siis meie Tallinna koguduse õed siin läbi viisid, Urve Pärnamets ja Lii Lilleoja ja paljud teised. Ja neid oli ka vist 80, kui ma mäletan õieti. Ja 94. aastal meil ju sündis seminar ja seminari septembrikuu eel Wes Griffin, tema siis otsustas siin laagris läbi viia esimese suve seminaristidele või pastoritele, mis oli ka väga edukas siin ja niimoodi see alguse sai ja siis Eesti põlevkivi juhtkond ütles, kuulge, teil tuleb nii hästi välja, et kas te ei ostaks ära, et otsige omale sponsorid, võib-olla ostate selle laagri ära, et me müüme teile odavalt. Ja siis Äspori kirik Talsas Oklahomas oligi meie sponsor, kes siis läbi huvitavate seikluste otsustas selle laagri meile ära osta. Selle maksumus oli tolle aja järgi 360 000 krooni, see oli siis $30,000 ja saigi ostetud 15. märts 1995 toimus siis notari juures Jõhvis lepingu vormistamine ja laagri eest tasumine. Peale seda mingi aja pärast tulid meile samuti rahad Ameerikast, me privatiseerisime maa ära ja Lüganusega koostööd tehes mul õnnestus siis saada maad mitte nii palju, nagu oli siin laagriplats 13,4 hektarit, vaid meile anti siis juurde nii lääne poolt kui ida poolt ja me saime kokku siis juba 24,75 hektarit maad, mida me siis privatiseerisime Eesti Metodisti kirikule. Ja siis 95. aastal oli juba pidulik meie laagri avamine, suur üritus, kus olid koos meie erinevad kirikujuhid ja pastorid ja siiamaani siis me oleme nüüd siin olnud. Nüüd on 30 suve möödas minul ja ma olen arvestanud kokku, et kõik kuud, mis ma siin 30 aasta jooksul olen veetnud, siis tuleb 7 aastat. Peaaegu 7 aastat olen ma siin laagris elanud, kui kõik kuud kokku arvestada ja meil on koos käinud inimesi, nii lapsi kui täiskasvanuid juba 40 000. Umbkaudu ütleme niimoodi, et mõned lapsed on sellised, kes iga suvi käivad siin ja mõned on siis need, kes tulevad ja lähevad ja kaovad. Aga kokku inimesi on siis 40 000 ringis 30 aasta vältel. Sellel aastal me oleme siis nüüd 31. hooaega alustamas. Praegu on ilus mai keskaeg, päike paistab
ja igal laupäeval meie Jõhvi koguduse traditsiooni järgi käivad inimesed siin laupäevakuid korraldamas. Ma alati imestan selle jõu ja väe üle, mida Jumal nendele annab, et kui inimene 5 päeva teeb tööd, pühapäev on kirikus ja veel laupäeval tuleb siia laupäevakule, et siis millal ta tegeleb oma koduasjadega. Ja, aga me oleme suutnud iga aasta selle meeskonna kokku saada, et need kevadtööd siin ära teostada, niita, lõigata põõsaid, puid, koristada, pesta, värvida, ehitada. See kõik käib selle maa sisse, mis meil siin Jumala poolt meie väiksele kirikule on antud. Ma olen muidugi ülirõõmus ja õnnelik, et Jumal on mind valinud ja siia pannud teenima, et ma olen siin kogenud väga palju huvitavaid ja ilusaid asju. Ja kui me siin mõtisklesime, et palju neid inimesi, kes siis ristitud või võiks siis siin olla või meeleparandusele on tulnud, siis ma kindlasti arvan, et neid on juba kindlasti paarsada vähemalt. Et iga aasta sellist täpselt numbrit ma ei ole nagu kirja pannud, aga iga suvi toimuvad ristimistalitused siin ja iga suvi on siin palju pisaraid ja meeleparanduspalveid nii lastel kui täiskasvanutel. Me oleme ju peale lastevahetuste alati korraldanud ka täiskasvanute vahetused. Selline huvitav seminar oli nagu Emmause teekond, siis Encounter, kus oli isiklik kohtumine igal inimesel Jumalaga, et oma hinge puhastada. Nii et üritusi on palju ja muidugi kontserdid kristlikud ja siis ütleme, mis on väga populaarne meie kirikus ja väljaspool meie kirikut, on pulmad. Ja minu 3 lapsest 2, minu pojad, nemad on siin leidnud omale oma abikaasad, siin on nad nendega kohtunud, siin on nad nendesse armunud ja ma tean ka palju peale oma poegade neid paare, kes on siit alguse saanud nii meie kirikust kui ka välismaalt ja isegi Ameerikast ja isegi Asbury kirikust, kus ikka iga aasta peaaegu käivad ameeriklased. Siin on ka mõningad abielupaarid, kes nende suurest mitmetuhandelisest kirikust, nad seal ei olnud tuttavadki, siin saivad missioonireisil kokku ja armusid üksteisesse ja siis on Ameerikas pulmad peetud ja need inimesed on, kes on siin armunud ja suhteid loonud, need on ka mind vahest kutsunud isegi pulma, nii et mul on olnud õnne ka nendes pulmades käia. Nii et selline töö on käinud ja käib ja ma arvan, et see laager on üks edulaager või eduprojekt või kuidas veel öelda, et meie väiksel kirikul on selline ilus plats ja selline ilus koht, kus me oleme suutlikud pidama oma üritusi. Ja kui see laager sai meie omaks 95. aastast, siis ma muidugi hakkasin siin palju lõhkuma ja ehitama ja seda ka ainult Jumala juhtimisel. Esmalt siin minu selja taga näiteks see korpus on esimene, mida ma hakkasin ümber ehitama, kuna tualetid olid majas koridori otsas ja 8 tuba, 80 last elavad sees, et südamesse tuli, et see koridor likvideerida ja terrassi pikendada ja terrassi pealt tubadesse teha sissekäigud ja tänu sellele sai siis iga tuha ette tualeti ehitatud. Muidu oli 90. alguses niimoodi, et ainult paar tualetti oli veega siin laagris, ülejäänud olid kõik kuivad kempsud. Nüüd on üle 60 juba neid siin. Nii et edu on jah, nii ehituses kui vahetustes ja muidugi kõiki seda me teeme selle jaoks, et ikkagi inimesed saaksid Jumalaga oma suhteid parandada või tekitada nii lastelaagrite läbi kui noortelaagrite läbi ja nende aastatega on kasvanud ilusad uued juhid, armsad õed ja vennad. Kui me alustasime 93, siis oli Kohtla-Järve koguduse pastor Sergei Sutskov ja mina, kes me siis neid programme siin läbi viisime ja Vladimir Beregovoi, kes oli, ütleme, 93. aasta laagrite initsiaator, kellega me siis koos siin alustasime, nii et Ida-Virumaa pastorid on siin teinud küllaldased tööd, teeninud. Ja aga pärast on välja kasvanud nooremad, nüüd on meil iga suvi kuni 10 vahetust erinevat ja Tallinna Vene koguduses on hästi aktiivne Anton Türjagin koos oma abikaasa Svetlanaga ja nemad ise korraldavad 3 vahetust ja Jõhvi siis korraldab ka 3 vahetust
siin iga suvi, nii et neid on 6 vahetust pluss suvekonverents ja siis pluss need inimesed, kes tulevad väljaspoolt metodisti kirikut vabadel aegadel ka oma laagrit korraldama, et meie siis pakume nendele teenust siin, majutust ja toitlustust ja nemad viivad ise oma programme läbi. Ja inimesed väga tahavad siia, sellel aastal nüüd hakkab pihta laager juba 2. juunist, tulevad kristlikud tsiklimehed siia ja Jörg, sa tead neid inimesi, kes on veel muusikud olevistest seal ja nemad on ka tsiklimehed ja tulevad siis siia kuni 30 inimest. Peale seda on meil üks huvitav laager toimumas inimestele, kes peavad omal koeri. Koerapidajad tulevad siia ka kuni 30 inimest oma koertega, et teha siin treeninglaagri. Miks mitte, mul on hea meel, et nad suudavad siia tulla, meiega olla. Peale seda jaanipäevast alates on meie enda vahetused, kiriku omad, ja peale lastevahetusi on siis meie konverents, suvekonverents, mis toimub augusti 1. nädalal traditsiooniliselt. Ja peale seda konverentsi tuleb veel Päästeameti laager, kus siis päästeametnikud ja politseinikud ja meedikud õpetavad lastele elukutseid. See on ka väga huvitav moment. Just selle nädala esmaspäeval olid siin kapo, politsei ja päästjad ja nemad siis olid mulle abiks ja toeks. Siin kõrval asuvad välitualetid, kus on lastel seal tagumistes saalides olid meil jalapesukohad. Nüüd me ehitame sinna 7 duširuumi juurde lastele ja usun, et see projekt saab meil jaanipäevaks valmis. Nii et lootust on, et ehitajad alt ei vea. Niimoodi me siin elame. Ja muidugi, eks aeg läheb ja kõik siin laagris muutub, et need inimesed, kes on siin nõukaajal käinud ja vahest tulevad, kas me tohime vaadata, siis ütled, et oi, kui palju siin kõik muutunud on. Aga eks elu ju muudabki mitte ainult maju või loodust, vaid ka inimesi ja me oleme siin landšafti väga palju muutnud, oleme püüdnud paprid maha saagida, kaskesid ja mände ja kuuski istutada, mis on väga armsad puud meile Eestimaal. Ja meil on loodud siin puuviljaaed väga suur ja ka presidendid ja ministrid ja suured riigiametnikud on käinud siin meil puid istutamas, nii et väga huvitav koht, väga huvitav paik ja kõigile soovitan kirikutöös siin osa võtta. Sellelgi suvel oleks vaja mul abilisi majandusmeeskonda, kuni 30 inimest ma korjan igaks suveks vabatahtlikke siia, kes siis koristavad ja kes siis abistavad kokkasid ja koristavad territooriumi ja söögisaali ja mis iganes erinevad paigad, mis meil peavad olema puhtad ja säravad puhkate jaoks. Veel 90 alguses, kui ma alustasin siin, siis ma kogesin selliseid asju, kus mul tuli vanemate käest häid tunnistusi nende laste muutuse kohta ja see on juba mõju. No näiteks on meeles praegu üks ema ütles, et kuulge, et mis te olete mu tütrega seal teinud, et ta on nii muutunud, et ta tuli koju ja ma ei pea talle isegi ütlema, viib prügiämbri ise välja. Ise koristab oma toa ära, ma ei pea midagi talle ütlema, et selline mõju oli lapsele kristlikus kasvatuses ja ma ütlen, et meie kogudus ja eks ole ka need paljudes teistes kogudustes on täna juba täiskasvanud inimesi, kes on siis selles paigas Jumalaga tuttavaks saanud ja meeleparanduspalvesse tulnud ja nende elud on muutunud. Ja nad on pärast ka täiskasvanutena siin hakanud ise teenima. Näiteks minu pojad mõlemad siin laagris kasvasid, aga tuli aeg, kui nad olid kasvatajad pärast vahetustes. See on kindlasti üks mõju avaldus, aga ka ühiskond, ütleme kohalikud omavalitsused, kellega ma teen tihedat koostööd, eks nad tunnustavad meid väga siiralt ja avatult ja siin käivad koha peal ka erinevad kohalikud omavalitsuse esindajad, linnapead, vallavanemad ja sotsiaaltöötajate inimeste hulk on päris suur, kes on siin käinud, ütleme Jõhvi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon on siin oma nõupidamisi pidanud ja ka hiljaaegu käis siin Lüganuse valla vallavanem oma abilisega ja tunnustasid meid siin ja kinkisid mulle jälle ühe tänukirja sellise, mida seina peale võib riputada.
aga kogu au olgu Jumalale ja mitte meile. Kindlasti on see mõju ka väljaspoole maailma laiali läinud, kuna meie laagrites on olnud inimesed kogu Skandinaaviast, kogu Euroopast, isegi Jaapanist ja Koreast, rääkimata Ameerikast. 90-ndatel oli ligi 100 inimest ameeriklasi iga suvi siin ja nad kindlasti on jäänud meile sõpradeks ja mõni neist siiamaani veel toetab ja innustab ja nii et mõju see laager on kindlasti avaldanud ja ka minule endale, et ma olen hommikust õhtuni teenistuses siin olnud vabatahtlikuna 30 aastat ja see on muidugi mu elule mõju avaldanud ja minu perekonna elule, nii et igaüks, kes on osa saanud ja nii kui ma olen kuulnud tunnistusi, et Tallinna kirikus näiteks või veel teistes kohtadeski, et oi, me juba ootame suve, et jälle laagrisse tulla. No ja täiskasvanutel on ka ikkagi, koguduses on üks asi olla, siin konverentsil suvel on ju väga meeldiv koos olla ninapidi, mitte üksi söögilaua taga, vaid ka palvetes ja leivamurdmises ja teenistustel osalemine ja seminaridel osalemine, see avaldab mõju. Nii et mul on suur tänu Jumalale selle laagri eest, meie kiriku juhtkonna eest, kallivenna Olav Pärnametsa eest, kes oli innustaja, abiks ja toeks ja kõigile, kes otsisid tookord sponsoreid ja Tom Harrison, kui oli tollel ajal pastor Asburis, siis temal ei olnud seda otsust, et selle laagri võiks osta nende annetatud rahaga, aga üks koguduse liige ütles, et kuule, aga me ostame ära selle laagri ja pastor mõtles, kuule, sa oled hull või mismoodi me selle ära ostame. Aga mis siis on? Eraldame rahad ja ostame ja nad siis annetasid meile sellise summa, mis tollel ajal oli väga suur rahasumma ja me ütleme täna niimoodi, et see annetus on ära teeninud kõik. Need inimhinged, kes on päästetud, need inimhinged, kes on ristitud, need inimesed, kes on siin puhata saanud, kelle elud on siin muutunud ja see on esmane ja kõige tähtsam ja tänu Jumalale tänase laagrinõukogu eest ja kirikuvalitsuse eest ja kõiki sõprade eest, kes on abiks ja toeks, et see laager toimiks. Kõige suurem projekt on nüüd lõppenud selleks, viimased siin tööd veel käsipuud ümber hotellihoone, meil on 18 täiesti normaalset mõnusat numbrituba siin, meil on siin saun, meil on siin kaminasaal ja meil on siin söökla ja selle hoone sisse panustamine, see on olnud, ütleme, nagu minu elutöö. Et ma olen Jumalale öelnud, et luba mul ikka selle töö siin ära lõpetada, selle projekti ära lõpetada, et mu süda põleb, et see saaks valmis. Ja põhjus ongi järgmises väljakutses, et juba järgmisest sügis-talvperioodist me alustaksime siin oma talvelaagritega, sügislaagritega, kevadlaagritega ja meie superintendendil on juba südames siin läbi viia pastorite seminar. Ja usun, et tänu sellele hoonele nüüd on meil aastaringne võimalus siin hakata korraldama üritusi meie metodisti kiriku omasid ja muidugi lubada ka teisi, kui kellelgi on soovi siia. Praegu on meil seal elektrikütte, see on natukene võib-olla kallivõitu, aga unistan ja palvetan selle eest, et hotellihoone taha sinna mere poole saaksime maakütte sisse ehitada, see kindlasti teeb meie elu siin odavamaks ja meil on seal nõukaaegne klubihoone, mis meie kasutus oli kui kabel, kus käisid ka jumalateenistus, nüüd on meil seal tehtud selline mõnus saal mõnusa põrandatega ja seal on põrandakütte põrandates, et minu selle suve selline majandusülesanne on siis katel sinna ühendada torede otsa, katel on ka juba olemas, kasutatud katel, aga töö korras. Ja siis me saaksime talvel, ütleme, laagrit siin pidada, meie tiik oleks hokiväljak või liuväli, meie mäenõlv oleks veega üle valatud ja me saaksime kasutada siin kelgurada ja suusarada mäesõitudel ja me saaksime seal endises klubihoones siis teha kõiki mänge, üritusi ja miks mitte siin lumesõda pidada ja ma unistan veel ka sellest, et me ehitaksime välja siia sellise Via Dolorosa.
ütleme, meie laagris oleksid sellised punktid, kui lapsed on laagris, siis teha 15 punkti, kus on peatused, lapsed sõidavad hobuse ja saaniga ja siis peatuvad igas punktis ja seal on jälle järgmine Jeesuse Kristuse kannatamise lugu. Et see oleks see, mida ma tahaks lähiajal nagu ellu viia. Aga kõige tähtsam muidugi, et see vahetuste korralduspool, et oleks alati need inimesed, kes oleks valmis olema siin kõrval, kes tuleksid siia mitte oma elu sättima, vaid oleksid siin kogu südamega teenimas neid lapsi, sest meie peal on vastutus järgneva põlvkonna eest ja kiriku tuleviku eest. Ja kindlasti me näeme häid ja positiivseid tulemusi, kui me kogu südamega oleme Jumala riigi töö juures siin. Ja muidugi need remonditööd, mis puudutavad kõiki hooneid, lastetubasid, neid tuleb pidevalt uuendada. Et metodisti kirik ei ole ostnud ju ühtegi voodit ega kussetti siia. Ma olen ikka saanud need kuskil spaadest või välismaa hotellidest, mida üles pannud ja praegugi tegin ringi peale, vaatasin, et tuleb jälle kussette vahetada. Õnneks, nagu ma mõtlesin, nii Toila spa direktor helistas, Artur, tule võtta kussette, ma annan sulle kasutatud. Ja saan jälle, mis on räbalaks läinud ära vahetada ja nii see elu käib siin, et ma olen öelnud, issand, see ei ole minu laager, see on sinu laager, sina oled kutsunud, sina oled varustaja. Anna mulle inimesi, kes on valmis midagi tegema ja toetama, et need laagrid toimiks. Ja õnneks ei ole meil kunagi siin 30 aasta jooksul olnud ühtegi tõsist õnnetust, ei ole meil olnud ühtegi sellist puudujääki, inimressursis või finantsressursis. Jumal on kõigi eest hoolt kandnud, tänu temale. Jumal õnnistagu meid kõiki, tervet meie kirikut ja seda laagripatsi, tänu temale me oleme, ütleme, rikkad.